Tere, minu nimi on Kristjan Raude ja sa vaatad turundussaadet Impact 8020. Täna on minu külaliseks Andres Vaap, ettevõttest Red Bull. Andres tegeleb Red Bullis Eesti ürituse ja sporditurunduse suunaga. Natuke ka kultuuri ja natukene ka tudengi asju. Aga sa alustasid Red Bullis põhimõtteliselt tudengi eas 10 aastat tagasi ja täna tegelikult sa juhid siis kogu seda nii-öelda huvitavat turundussuunda seal. Jah, eks meil on turundustega 2 inimest, et minu osa on siis need üritused, sportlased, meil on ka tiimis mingid sportlased, pluss veel meie vahvad neiukas käed linna peal nagu purke jagama, siis mingid noored kutid, kellena ma kunagi alustasin, et ma saan nüüd neid ise kontrollida. Aga meil on ka teine pool, siis, kes tegeleb nagu rohkem brändi ja kommunikatsiooniga, et meil nagu rohkem turundusinimesi nagu Red Bullist ei ole, Eestis vähemalt. Igal juhul tänan saatesse tulemast, et väga hea meel, et sa siin oled. Ma kohe alustaksin sellise tugeva küsimusega. Red Bullil on oma raadio, oma TV, oma üritused, oma muusikaakadeemia, oma vormelitiim. Kuidas te iseloomustaksite oma ainulaadset turunduse strateegiat? Jeeru. Mul on nagu raske seda öelda, kuna see ettevõte tehti mingi 1987, et ilmselgelt on näha, et sellel härrasmehel Dietrich Mateschitz oli ilmselgelt tegelikult juba visioon olemas, mis ta nagu tahab teha, et kui Red Bull tehti 87 ja meil juba esimene üritus oli 88, esimene sportlane aasta 89, siis ma jään seal vastu võlgu, kus ta kõik selle nagu võttis, et see on nagu lihtsalt nagu kasvanud ja meil on nagu alati olnud siuke suund sellega, et me nagu panustame, ma arvan, nagu oluliselt rohkem nagu tagasi turule läbi turunduse, kui võib-olla nagu mõned teised ettevõtted. Kindlasti viimase mingi 5 aastaga on see nagu Eestis päris palju muutunud, et hästi palju on ka teisi ettevõtteid, kes nagu tulevad nagu läbi ürituste tahavad nagu turundada ja jõuda otsa inimesteni. Aga ma arvan, et kui me nagu siin nagu tegutsema hakkasime, et ma ei näinud küll väga palju turul selliseid ettevõtteid, kes nagu on nii-öelda, me oleme tegelikult ikkagi energiajooga ettevõtteni ja ma hakkasin märtsikuus nagu spordiüritusi tegema, nii et selles mõttes oli ma nagu väga nagu konkreetselt see küsimus vastu ei oska, et see on kõik nagu läinud nagu ma arvan nagu lumepall, et vahepeal see härra Mateschitz 87 aastal seal Austrias ka teadis, kuhu ta lõpuks välja jõuab. No Red Bull on selles suhtes nagu väga huvitav ettevõte, et teil on sisuliselt üks toode koos erinevate kõrvalmaitsetega, nii-öelda kõrval siis toodetega, mida te tegelikult turundate. Ometigi te olete pildil erinevate üritustega ja turundustegevustega. Kas see tähendab siis, et vähem on rohkem, less is more või? Jah, meil on üks toode, nagu ma nagu arvasin, et toode ei kao kunagi ära, nii et see nagu selles mõttes rikkuse majja toob, kui inimesed selle nagu kuskilt tanklast ostavad, aga tegelikult nagu tänaseks päevaks on ka see, et ma nagu julgen küll öelda, et Red Bull mingil määral nagu meediaettevõte ka on. Et meil on nagu oma telekanal ja neid on nagu tegelikult neid harusid nii palju, tegelikult Red Bull mitu telekanalit, mis tõesti kanna nagu Red Bulli nime ja ma arvan, et see asi ongi jõudnud nagu sinnamaani, et tegelikult me toodame materjale, meil on nagu Red Bull TV-s on nagu WRC rallidest juba live ülekanded ja nii edasi. Ma arvan, et see on juba nagu muutu päris rohkem sinna, et tegelikult meil on nagu siuke meediaettevõte, mis on kunagi algus saanud sellest purgimüügist. Aga raha teenite ometi purgimüügist? Jaa, aga hästi palju raha teenitakse ka tegelikult selle nagu meediaõiguste ja kõikide asjade tegemise ka. Et see on kindlasti ka mingi osa sealt, aga ma arvan, et see 5 miljardit või tänaseks päevaks juba 6 miljardit purki, mis aastas üle maailma müüakse, et eks see kindlasti mingi kopika taskusse toob. Kuidas te oma turundustulemusi mõõdate? Üritused? Kuidas moodi seal roid üldsegi mõõta? Kas on võimalik üldsegi mõõta? Neid on kindlasti võimalik mõõta. Meil on õnn või siis nagu natuke kahju, et me oleme selline väike riik nagu me oleme. Nii et ma tean, et suured riigid, ma korraks räägin suurtest riikidest, neil on kindlasti see trial and awareness, tead see mingi mitu korda aastas. Sealt saad mingi tulemuse, kui hästi läinud on. Ma võin julgelt nagu öelda, et me siin suht paugutame nagu päris pimedalt, nagu selles mõttes, et ega me seda uuringut ilmselt ei jaksa oma eelarve vahenditega teha, see on nagu väga kallis ja nii edasi. Suht tunnetuse küsimus on Eestis, ma pean ausalt ütlema, et eks me nagu vaatame, et kui meil nagu üritustel inimesed nagu käivad järjest rohkem, meil nagu sotsiaalmeedias nagu on nagu rohkem sellist engagementi, meie müügid tõusevad, ju siis me nagu midagi väga puusse ei saa nagu panna. Kus kohast te leiate kõik need huljurged ekstremistid ja sportlased, kes on valmis mingisugused ulmelisi trikke tegema? Või hoopis nemad leiavad teid? Tegelikult see lihtne ei ole, et enamik inimesed seostavad nagu Red Bulli ikkagi selle nagu hardcore ekstreemspordiga, kui me nagu vaatame, mis me tegelikult viimased aastad teinud oleme, siis me oleme nagu läinud hästi nagu palju pehmemaks, teinud mingit jalgpalli, ma teen korvpalli.
Muidugi vahepeal proovime neid hullumeelse asja ka teha, et siin kajakkidega kuutsemalt alla ja siis ehitada ise mingi lennumasinaid ja mingi talvel basseini prantsatada, on ju. Et kuidagi me oleme tundnud, et see sobib inimestele, Eesti inimestele nagu sobib, et natuke crazy värk. Jaa, et see ei nõua sult nagu hullult palju nagu sportlikku vormi ja sooritust, sa julged tulla. 10 aastat sa oled Red Bullis olnud ja üht-teist sa oled näinud, kogenud, sa oled teinud tõenäoliselt tippsportlastega koostööd. Räägi sinu tänase kogemuste põhjal, mis on see 20%, mis tavaliselt annab selle sportlasele selle 80% tulemusest? Kuna ma olen nagu enamikega puutunud kokku mitte päris traditsionaalse spordiga. Meil on nüüd tiimis näiteks üks triatleet, on ju. Et tervitused Kirillile. Jah, ma ise väga, ma ei tea, kas see on mulle õige või vale või mis iganes, ma ise nii palju kui kõrvalt näinud, ma tunnen lihtsalt pühendumis. Et nagu hästi, nagu mingitel inimestel mul silmis nagu jääb natuke pühendumist puudu, et nad tahaksid hästi kiiresti saavutada hästi palju edu, et tegelikult see võtab nagu aega ja vahepeal ma tunnen seda, et see meeleolu ja motivatsiooni kadu, et ma ei ütle, et see on ainult nagu sportlaste süüdi, aga tegelikult hästi palju ju oleneb ka, meil on inimesed heas vormis, nad teavad füüsis kõik ära, aga mida ma tunnen vahepeal nagu vaimselt nad puudud. Ja see on võib-olla lihtsalt see, et meil ei ole kunagi nagu Eestis või me oleme ikkagi vana Nõukogude Liidu pärandini, et nagu, et sa võitsid siis, kui sa olid kõige nagu rohkem trenni tegid, et meil nagu võib-olla jääb natuke sellest puudu, et nagu sportlaseks ka ise aru, hästi palju kindlasti tänaseks päevaks juba saavad sellest aru, et sul on vaja ka seda nagu vaimset tasakaalu. Mis on su enda isiklikult need 20%, mis on toonud sinu jaoks see 80% edust? Ma ei teagi, mis mu edu on. Raske öelda. Kui ma nagu tööalaselt mõtlen, miks ma olen veel siin olemas ja keegi ei ole mulle kinga andnud, siis võib-olla see on nagu olnud sellest, et mul nagu kuidagi mul meeldib hästi detailne olla ja hästi nagu põhjalik ja mul meeldib olla kogu nende ürituste ja korraldusega alati kaadri taga mees. Mulle meeldib neid liine tõmmata, ma kunagi ei trügi kuhugi ette plaanile, sest see esiks, ma ei tunne seal nagu mugavalt, praegu on selle intervjuud, see on ka siuke harjumatumine. Aga et ma arvan jah, et ma ise nagu tunnen, et ma olen hästi detailipõhine inimene. Et ma nagu näen detaile võib-olla, mida võib-olla mõned inimesed ei pane tähele. Kui saatevaatajatele on soov sinu tegemisi ja toimetusi jälgida, mis kanaleid nad võiksid kasutada, et jõuda sinuni? Sotsiaalmeedia, e-postid, muud? No eks nad jah, sotsiaalmeedias meil nagu, kui ta minu tegemise otsast või meie tiimi tegemist nagu Red Bull.ee ja Instagramis ka Red Bull Estonia me oleme nagu olemas. Eks me hästi palju nagu jagame ka seda globaalset nagu asja, mis meil on nagu olemas, mis me saame nii vabalt kasutada, et ega ma ei saa öelda, et meie edu on nagu ainult see kõik, mis me Eestis teeme, et meie edu annab väga suure tõuke see maailmeline edu oma vormeli tiimi ja nii edasi, et ma ei pea päris midagi tegema, nii et kas sa saaksid vastata kõige viimasele küsimusele, mis puudutab seda, et selle 10 aastaga, mis sa oled seal olnud, kui sul oleks 1 minut aega, et anda kõik oma kogemused, teadmised edasi oma järeltulijale. Et põhimõtteliselt homme sa oled mängust väljas. Siis mis sa selle 1 minuti jooksul ütleksid? Ja see 1 minut on nüüd sinu käes. Jeeram, sa panid ikka mind pingi alla praegu. Ma ütleks seda, et usalda ise ennast, aga usalda veel rohkem teisi. Ja usalda neid inimesi, kes on nagu oma alas nagu eksperdid. Kui see nagu, need asjad on nagu paigas, siis ma arvan, et nagu võib juba kõike seda nagu päris edukalt teha ja paremini kui mina võib-olla isegi need asju nagu üritusi korraldada, et see on kõige tähtsam. Ma ei oska nagu midagi pikemalt nagu öelda, et mina ka ma nagu õppin, ma arvan, mille pärast mingi hetk mul võid nagu vahepeal mingid asjad liigad logad või ikka nagu tagantjärgi mõtlengi pigem see, et ma võtsin liiga palju vastutust endale, ma tahtsin ise kõige tegeleda, siis ma teadsin, mis peab tegema ja mul oli nagu probleeme nende asjade edasiandmisega teistele inimestele, usaldada seda, et nad teevad selle nii ära, nagu oma visioonis nägin. Ja tihtipeale on nagu probleem see, et ma arvan, et minu visioon on õige visioon ja ma olen nagu tänaseks päevaks õnneks ka vanemaks saanud, loodetavasti ka targemaks, aru saanud, et tegelikult see ei pruugi nii olla, et kuula teisi inimesi ja
ja viska see oma jäärapäisust peast ära, et sul on nagu õigus, et nii kuul tõesti ära ja neil võib tegelikult parem ideel. Ma ise olen selle üle kõige uhkem, et umbes 5 aastat tagasi kindlasti keegi tuli minuga vaidlema, siis mul oli automaatselt see kaitserefleks. Mina ja minu idee. Tänasest päevaks kindlasti mitte, et ma arvan, et see on kõige suurem saavutus siin tööl. Ma olen väga avatud, kui keegi ütleb mulle midagi muud ja ma kuulan alati ära ja võtan nagu arvesse, võin nagu rahulikult öelda, et jah, su idee on palju parem. Ma arvan, et see on väga hea soovitus oma järeltulijale igal juhul. Ma loodan küll. Tänud heade mõtete eest, tänud saatesse tulemast. Tänud ka sulle vaatamast. Kui sulle see saade meeldis, siis kindlasti võta like, share'i, jaga sõprade, kolleegide, tuttavatega. Telli meie uudiskiri ja näeme juba järgmisel korral.